Miks ma olen Eesti-Rooma klubis? Ilmselt sellepärast, et Eesti-Rooma klubi on visionääride klubi ja kuna ma kaua aastaid tegelen HIV-i ja AIDSi probleemiga, siis just visioon on see, mis on täielikult selles valdkonnas puudu. Seda nakkust on Eestis juba 30 aastat ja 30 aastaga võiks juba mitte ainult visioon tekkida, vaid ka targad otsused ja epideemia vältimine ja nii edasi, nii edasi. Kahjuks meie lähme mööda voolu ja ei takista nakkust, kuigi see oleks võimalik. 30 aastat Eesti teab, mis on HIV. Ja seda 30 aastat võib jagada 3 võrdseks osaks, kus esimesel, kui nakkus oli väga madalal tasemel, see on niisugune maha magatud kümnendik. Sellepärast, et see oli aeg, millal oleks võinud väga tõsiselt ette valmistuda epideemiaks, sest epideemia pidi tulema ja ta tuli. See oli kõikides riikides ja seda vältida praktiliselt ei olnud võimalik, kui kõik teised riigid, kes olid meiega võrdsed, kes elasid üle N-liidu lagunemise, me kõik olime võrdses seisus. Järgmine kümnendik oli see sama epideemia. Ma nimetaks seda isegi seda algust täielikuks katastroofiks, sellepärast, et kui eelmine kümnendik oli 100 inimest registreeritud, siis esimese 2 aastaga oli ligi 2000. Ja see oli väga hirmus aeg, sellepärast, et me töötasime nende inimestega, see kõik oli meile ka uudne. See oli suur pisarate tulv ja õnnetud inimesed, sest kõik said aru, et HIV-nakkus on väga tõsine muutus nende elus. Ja kui vaadata, kuidas vaatasid maailma vägevad, siis see oli väga kurb ja masendav pilt, sest kohalikud inimesed, näiteks kõik algas Narvas ja Ida-Virumaal, nendel oli põhiline selline paanika ja tardumus. Ei teinud midagi, sest hirm oli suur ja ei tea, mida teha. Kõrgem võim, ministeerium, valitsus, seal oli külm rahu ja see on täiesti arusaamatu, miks see niimoodi oli, sellepärast, et keegi ei tahtnud vastutada. Ja nagu öeldakse, et ei ole prohvetit omal maal ja ärgati üles, mingil määral ärgati. Alles aastal 2002, kui epideemia oli juba 2 aastat, sest siis USA suursaadik Tiit Toomas kirjutas väga alarmeeriva artikli, mille sisu oli selline, et kallid eestimaalased, kallid valitsejad, teie maja põleb ja te ei tee sellest välja. Ja alles siis hakati natukene liigutama, natukene suurendama eelarved, aga see kõik oli niisugune naljategu. Ja siis HIV näitab, kui tähtis on ühiskonna selline abi ja mõistmine, sellepärast, et selleks ajaks oli juba päris mitu sellist ühiskondlikku AIDSi vastast organisatsiooni ja me kõik üritasime taotleda sellist väga suurt välismaa abi, nõnda nimetatud Global Fund, mis võitleb tuberkuloosi, malaaria ja HIV-iga. Ja see Global Fund tõesti meile tuli ja aastast 2003 kuni 2007 ta oli meil, ta päästis tegelikult meid, sellepärast, et kui ma ütlen, mitu korda suurenes rahastamine seoses Global Fondi tulekuga, keegi ei usu, 43 korda. See on täiesti ulmeline, sellepärast, et see tähendab, et enne seda me lihtsalt jooksime mööda linna ringi ahastuses ja ilma rahata. Ja Global Fond oli ka sellepärast väga tähtis, et tema legaliseeris kõik need tegevused, mis meil olid enne seda, no peaaegu et põranda all. Ma mõtlen süstlavahetus, töö gei-inimestega, töö sekstöötajatega,
HIV-positiivsete ühenduste toetamine, see kõik oli enne seda niisugune, no umbes nii nagu meie eralõbu. Aga kui tuli Global Fund ja ütles nii, need on asjad, mis on toetatud kogu maailmas ja te peate seda tegema. Ja kuna eestlased, kaasa arvatud poliitikud on suhteliselt sellised distsiplineeritud, siis see kõik ka täideti ja Global Fund oli nii tark, et nende tingimus oli, et kui me lähme ära, siis te ei tohi seda rahastust vähendada. Ja seda ka tehti, et see rahastus jäi esimesed 3, 4, 5 aastat pärast, nagu meil kõik asjad kipuvad natukene niimoodi ära ununema või allamäge minema, siis tänapäeval see muidugi nii ei ole, aga see andis ikkagi väga suure tõuke selleks, et see epideemia ei läheks metsikult suureks. Ja viimane 10 aastat mina nimetan seda hiilivaks epideemiaks. See tähendab, et kõik poliitikud on õnnelikud, iga aasta öeldakse, oi, meil on 10-12 juhtu vähem, meil ikka läheb paremaks ja kõik, aga see, mis läheb vähemaks, ta on näiteks 8 korda suurem kui Soomes. Ta on 6 korda suurem kui Euroopa Liidus tervikuna. Nii et meie väikse riigi jaoks iga aasta ligi 200 uut HIV-juhust, see on lubamatult suur arv. Ja tekib küsimus, miks see niimoodi on ja kas saab midagi teha. Kuna ma olen looduse poolest selline optimist ja vahel ka põhjendamatu optimist, siis ma jään ikka selle juurde, et lahendused võivad olla. Meie probleemiks on praegu see, et ei ole spetsialiste, kes tegeleks tõsiselt selle AIDS epideemiaga. Ei ole arste, kes sellega tegelevad, epidemiolooge, ei ole seda ei ministeeriumis ega Tervise Arengu Instituudis, kes vastutab selle eest, aga meil on vaja neid spetsialiste. Ja kui meil endil ei ole, siis kutsugu kas või välismaalt, aga see peab olema targalt tehtud, peab olema selline väga tark epidemioloogiline prognoos 5, 10, 15 aastaks, mitte nii, et meil iga poliitik elab ainult 4 aastat. 4 aasta pärast tulgu kas või veeuputus, sest tulevad uued ja hakkavad jälle tutvuma olukorraga. Ja muidugi meil on vaja ka selliseid spetsialiste, kes tegelevad inimestega. Ma mõtlen psühholooge, nakkushaiguste arste, venerolooge, psühhiaatreid, aga selliseid inimesi, kes oskavad töötada sellise sensitiivse teemaga, kes ei ütle või ei näita oma näoga, et ma olen sinust ülem, olgu see ükskõik missugune riskigrupp, et inimesed on tolerantsed ja sõbralikud. Võib-olla see on ulme, aga ma ikkagi usun, et mu silmad veel seda näevad, kuigi ma ei ole enam nii väga noor, aga ma loodan, et lähima 10 aastaga meil peab ikkagi radikaalselt see olukord muutuma ja siis võib-olla me räägime natukene rõõmsama tooniga.